Tervist, nii nagu öeldud, Einar Tiimla minu nimi. Mina siis tegelen igapäevaselt tegelikult turundusreklaamiga. Sinna maailma on AI hästi kiiresti sisse tulnud. Kes ei tea, siis olen informaatika taustaga tegelikult ja ma arvan sellepärast ka meie reklaami turundusagentuur töötab natuke teistmoodi kui teised Eestis. Hästi süsteemsed oleme ja meil on teatud mingi strateegiline aste, mida teistel ei ole, et alati alustame tööd strateegiast ja nii edasi. Ja AI on ka meie elu palju lihtsamaks teinud, teisest küljest palju raskemaks, sellepärast nagu te kõik teate, siis AI ei võta sinu tööd ära, aga inimesed, kes oskavad AI-d kasutada, need võtavad ja sama on ka teenustega, et ega siis enam mingid väiksemad ettevõtted meie käest teenustada tellima, nad teevad AI-ga ise asjad ära, kodulehed, brändid, et päris palju siukseid tuttavaid on olnud, kes tulevad, räägivad mulle, et kuule, mis sa sellest arvad, et ma AI-ga tegin ja mis sa sellest arvad, et sa pead selle arvamust avaldama. Alguses, kui see plaan tekkis, et natukene koolitada RT-siseselt, siis tegin ühe küsitluse, kus sain mingit tagasisidet selle kohta, et kui palju keegi kuidas AI-d kasutab. Ja täna hommikul ma sain aru Taavi käest, et te saite teada, mis asjad LLM-id üldse on, millised erinevad on ja nii edasi, et kes ei teadnud. Et siis seda trendi on ikkagi näha, et paljud inimesed kasutavad neid kui fancy't Google'i mootorit, otsingumootorit, et kirjutavad sinna midagi, siis otsib midagi või arutad natuke midagi. Aga mis võlu mina selles näen, on natukene suurem, et sa saad mingeid asju enda jaoks lasta ära teha. Slaidid ma tegin küll käsitsi, paljud inimesed teevad slaidid ka AI abiga. See esimene osa ongi selline sissejuhatus. Siis ma toon natuke näiteid, mingeid enda kogemusi, et AI on arenenud ka, siis seal alguses sai ühtemoodi mingeid asju teha. Praegu juba teen teistmoodi, et siis seal on näha nagu seda, kuidas see areng on mul toimunud. Ja siis üks siuke automatiseerimise siuke ülesanne endale teile ka. Siuke väljend on tekkinud nagu AI vampires, et kuna inimesed saavad päris palju asju rohkem ära teha, mida nad varem võib-olla ei jõudnud teha, ei saanud teha, siis see produktiivsus ajab nagu veits hulluks ka, et sa tahadki rohkem ära teha, et sa vaatad, suhtled selle AI-ga, et tundub, et jube vähe läheb aega asjade tegemises, kui sa AI-ga suhtled ja ta aitab mingeid asju ära teha. Tegelikult see, et sa ootad nagu mingi tulemuse järgi ja see võtab kõik aega, et Silicon Valley's juba nimetatakse seda AI vampire'iteks, et inimesed on öeldud päevad üleval, üldse ei maga, kogu aeg on seal, teevad asju AI-ga. Näiteks veebiarendajatena ka, et veebiarendajad on ehitanud endale sellised assistendid, kes arendavad neile igat erinevat funktsionaalsust ja siis nad saavad neid juhtida ja siis neil ongi tegelikult nii palju erinevaid tiime juhtida, et nad ongi kogu aeg sellega asjas, et vahetavad seal erinevaid aknaid, siuke multitasking käib kogu aeg, et kindlaks on tehtud, et üle 5 projekti korraga sa ei suuda AI-s juhtida, aga nüüd juba mõeldakse lahendusi, et kuidas sa saaksid rohkem projekte juhtida, et mida siis teha, kuidas inimest veel efektiivsemaks teha. Et ma olen kindel, et see pole ainult Silicon Valley's, et ma arvan Eestis ka paljud, kellega ma siin selles AI-skenes rääkinud olen, on täna juba sellised, kes ütlevad, et nagu, ja mina ise samamoodi, et päeva ajal siis, kui tööd on vaja teha, siis pole aega AI-ga tegeleda, siis õhtul paned pere magama ja siis ise hakkad seal arvutis vaatama neid asju, et siis öö läbi lased seal niimoodi. Hommikuks on silmad punnis. Aga seda on küll, et see asi areneb järjest kiiremini ja kui maailm surub peale ja kuskilt tuleb see AI, aga ma arvan, et nagu ülispetsiifiliselt kõige kursis olla ei ole vaja. Meie täna samamoodi, me pakume teenust klientidele, kus me seda AI-d implementeerime, viime ettevõtetesse sisse. Meil on lihtsalt väga head oskused teenusäri teha. Me teame, kuidas seda AI-d peaks implementeerima, me oskame neid süsteeme ja me samamoodi ostame inimesi sisse, kes vahepeal seda automatsiooni meie eest ära teevad, aga meil on endal mingid teadmised ka, et see, et sa üldse aru saaksid, mida saad automatiseerida või et sul mõtted tekiks, mingi inspiratsioon tekiks, et mida oleks vaja ära teha enda päeva taskidest maha tõmmata, et sa ei peaks seda käsitsi tegema. Selle jaoks on vaja sellest asjast aru saada, ma arvan. Nägin sükest LinkedIni kuulutust, et Bolt täna juba otsib ka tööle endale, et on tekkinud uued ametikohad. See, mida kogu aeg räägitakse, ja mida ma soovitan juba enda töötajatele hakata vaikselt rääkima, et need ametid, mis teil täna on, need kõik kaovad ära. Et nad mõtleks selle ideega harjuksid, et ma ise enda töö juurest olen näinud, et tegelikult nooremad inimesed kardavad rohkem AI-d kasutusele võtta kui minu vanused. Just sellepärast, et neil ei ole veel mingit identiteeti, nad ei ole saanud enda ametiski väga kõrgel, nad pole jõudnud enda ametis väga süvitsi minna ja nad kardavad juba selle kaotada, mis neil on. Et nad ei taha automatiseerida asju ära, aga minuealised ja vanemad, nemad näevad, et midagi teeb minu jaoks midagi ära, midagi teeb elu lihtsamaks, nagu loomulikult ma kasutan seda. Et see on nagu teistsugune vaade, et kui te arvate, et noored hullult implementeerivad, siis ainult osad. Paljud noored kardavad enda töökoha pärast palju rohkem kui meieealised. Aga Bolt siis võtab ka tööle juba täna, nagu siin on näha, siis machine learning engineer. See on siis inimene, kes masinaõpet üles ehitab. Ja siis kõik, kes teevad AI aplikatsioone või siis seda implementeerivad, et need inimesed on oodatud juba tööle ja tehaksegi IT-juhi asemel selliseid ametikohti, kes siis AI-d ettevõttesse sisse viivad.
seda ostetakse väljast sisse, aga on ettevõtetes endas ka juba. Mida ma ise kasutan või võib-olla on parem öelda, mida meie kasutame Hackis, on siis ChatGPT, aga miks ma olen siia kirjutanud ka Codex, et ma ei tea, kuidas teil sellega täna on, kellel mis alla tõmmatud on. Kui te olete Copiloti kasutajad, siis sellest maailmast ma ka liiga palju ei tea, sellepärast et ma ise Microsoft tarkvara ei kasuta. Copilotist ma nii palju selles mõttes tean, et ta vahendab erinevaid AI mudeleid, et seal on see vahetamine käib teistmoodi, aga kui sul on alla tõmmatud näiteks ChatGPT on, siis ma soovitan Codexi alla tõmmata, sellepärast et Codex töötab selliselt, et sa saad sinna teha liidestusi erinevatesse kohtadesse, et ta saab sinu eest päriselt mingeid asju hakata ära tegema. Muidu sa lihtsalt chatidki sellega, muidu see ongi fancy Google chat. Ja Codex saab ka arendada sulle siis mingit tarkvara, millest ma räägin natuke lähemalt, et ma selle vibe code'imisega on mul sellised huvitavad suhted. Alguses ei olnud Claude'il mingit ühendust Google Chrome'iga. Ma ei tea, kas te teate, et täna on siuke asi. Siukene brauser nagu Atlas on olemas ja see on siis ChatGPT enda brauser. Põhimõtteliselt ta võtab kõik sinu Chrome'i asjad üle. No ma ei tea midagi, mis brauserit te siiani kasutanud olete, et ühesõnaga sealt brauserit, mida te kasutanud olete, sealt saab üle võtta kõik asjad, kõik sinu bookmarksid asjad jäävad alles ja siis sul on Atlas brauser ja sa saad kasutada ChatGPT niimoodi, et see tekib sul paremale äärde. Miks see on hea? Mida ma esimese asjana tegin, kui ma hakkasin Atlast kasutama, ma läksin enda Gmaili, vajutasin unsubscribe'i kõikidest uudiskirjadest ja tegin seda iga nädal. Ja siis iga nädal kogu aeg kuskil pannakse sind juurde, eriti kui sa oled kuskil CEO, siis tahetakse sind igast uudiskirjadesse. Ja siis ta kogu aeg unsubscribe'is nendest, vaata minu eest. Käis kõik minu lehed läbi seal Gmailis. Et sellised lihtsaid tegevusi hakkasin tegema kõigepealt. Täna on mul siis Claude rohkem kasutusel, et pärast seda, kui USA valitsus hakkas Anthropicut kottima, ehk siis Claude'i loojat, ma ei tea, kui palju te sellest teate, aga siis tegelikult USA valitsus tahtis seda, et Anthropic ehk siis Claude, selle chati looja, annaks neile ligipääsu ühele tugevale mudelile, millega saab siis sisse murda erinevatesse süsteemidesse. Ja kuna see on liiga hull mudel, mida nad julgenud USA riigi kätte anda, siis ütlesid ei. Ja siis USA riik ütles, okei, koristame selle Claude'i igalt poolt ära, siis meie kõik valitsuse organisatsioonidest arvati, et okei, nüüd käib Claude omadega põhja, aga mis juhtus, inimesed tulid hoopis taha, hakkasid Claude'i kasutama, et lihtsalt vastu olla Trumpile. Tänu sellele Claude on palju kiiremini arenenud ka nüüd, et Claude'il on täna 4.8 versioon väljas ja see on päris võimas. Ja mina kasutan siis Claude'i niimoodi, et Claude'ile on mul Chrome külge pandud, niimoodi, et kui ma Claude'is chatin, ta saab minna Chrome'i ja teha asju. Ja siis vastupidi, Chrome'is on mul kõrval see chati osa olemas, kus ma saan siis öelda Claude'ile, et tavai tee seda või toda asja, ma ei tea. Otsib mulle näiteks Euroopast autot praegu, et siis kui me praegu siin räägime, kodust koju lähen pärast, siis ma vaatan ette sealt, mis head autod reas on. Ja siis ma kasutan niisugust asja nagu Make. Et nüüd see Make on see asi, mis teebki AI tugevaks. Kes teab, mis asi on API? Paar inimest on. API on otseühendus kahe tarkvara vahel. Ehk siis tarkvara annab mingi info välja ja teine tarkvara saab selle kätte. See on niisugune nagu toru on loodud kahe tarkvara vahel. Ja nüüd Make on see asi, et kui sul ei ole mingit API-t või sa ei saa ühendada mingit asja teisega, et nad ei ole nagu omavahel ei käi kokku, siis tema tegi selle vahelüli. Ta oli nagu see niisugune nagu segu seal vahel, et sa paned kaks plokki kokku. Ja nüüd täna Make'is saab teha AI automatsioone, et saad võtta AI, teeb ühe asja ja nüüd see läheb API-ga kokku mingi järgmise programmiga või mingi süsteemiga, mis sul vaja on. Ma pärast näitan seda. Siis on niisugune asi nagu Google Notebook LM. Hea asi selle jaoks, et esiteks ta on tasuta, võimekus on väga suur, suudab väga palju dokumente hallata korraga ja mina teen seal tavaliselt endale podcast'e. Näiteks enne Roundtable'i fondi koosolekut lasin kokku panna kaitsekõne, saada fondist kõige rohkem rahastust. Sain. Üks neiu intervjueeris mind alles hiljuti enda bakalaureuse töö osas. Tal oli teemaks AI kasutus turunduses ja saatis enda bakatöö. No ma viitsin bakatöö hakata läbi lappama sealt. Viskasin sinna, ütlesin, tee mulle podcast ja siis läksin trenni, kuulasin podcast'ini ära, tegi kokkuvõtte mulle ilusad, mis see bakatöös siis paremad mõtted olid. Kõik tuli sealt välja ja ta teeb seda väga hästi. Ja tegelikult see AI kasutamine minu arust on väga teretulnud igal pool, kus see sinu elu lihtsamaks teeb. Peaasi, et sa valdad seda, millest sa teed seda, et tihti on see, et inimesed saadavad meile briefe ka, et ma ei tea, mul on vaja mingit brändi või mul on vaja kodulehte, siis on ilgelt pikk roduteksti ja sa näed, et see on juba AI-ga tehtud, nagu siis juba ei taha lugeda seda. Inimesed ise ka ei tea pooli asju, mis kirjas on, mida nad nõuavad, ja siis ütlevad, okei, et näe, see asi maksab nii palju, see maksab nii palju, ja siis, mul ei ole seda vajagi, aga briefis oli, et nad ei tea, mis neil seal kirjas on. Et sellepärast tasub nagu AI-ga teha asju nii, et sa saad aru, mida sa teed. Ja teine asi, et kui sa AI-d oled kasutatud, siis hakkad märkama seda kõnekasutust, kuidas AI kirjutab. AI kirjutab tavaliselt niimoodi, et kõigepealt on mingi väide, tagurpidilik väide või kuidas seda öeldes, et näiteks Kaspar ei ole ainult äge mees, vaid ta on ka ta-ta-ta. See on
tüüpiline kõnekasutus, kuidas AI kirjutab. Nii et te hakkate seda tähele panema, kui te rohkem kasutate AI-d. Ehk siis vaadake üle ja täna on juba siis teistpidi tulnud, eesti keeles see ei tööta hästi, aga on tulnud siuksed AI-d, mis teevad tagasi inimese moodi selle teksti, panevad kirjavead sisse ja teevad nagu lauseehituse teistmoodi jälle tagasi. Aga AI on õppinud, masinaõpe on tulnud sellest, et on hästi palju meie veebikasutust ja veebi ja arvuti siukest keelt lugenud, väga korrektset keelt ja siis ta on niimoodi välja õpetanud, sellepärast see tekst selliselt tuleb. Kui te lähete Google'isse, kirjutate sisse sinna Notebook LM, saate ühendada ära tegelikult ka enda Google Docsidega ja Sheetidega, kus teil on vaja infot kokku võtta. Soovitan kasutada, aga hästi palju suudab ka internetist võtta erinevaid artikleid ja see andmemaht, mida suudab läbi töötada ja üheks kokku panna on väga, väga suur. Ja mida siis me töö juures inimesed veel kasutavad? Siin on nüüd nagu erinevad asjad, näiteks Eleven Labs, väga äge on, täna saab juba kujundada AI-ga, et sa kirjutad mingi, tee mulle selle pildi peal see inimene teistsuguseks või vaheta ära, näiteks ma tegin klubi pildi, aga kuna üks tüüp oli vahepeal juurde tulnud hooaja sees, ma panin tema ka sinna pildi peale juurde, ei viitsinud Photoshopis teha, vanasti pidi Photoshopis tegema, panin AI, pane juurde, selle tegemiseks, vaata, sa saad selle nagu, kui sa seda chatis teed kuskil, sa teed ühe kaupa seda, sul tekib see pilt sinna, sa ootad seda pilti ja nii edasi. Mis Eleven Labs teeb, see on selline tarkvara või selline nagu platvorm, kus sa teed paralleelselt, me teeme niimoodi, et kui meil oleks vaja see klaas panna pildi peale, siis me kõigepealt teeme sellest klaasist foto ja nüüd me taseme product shot'i teha. Niimoodi, et iga nurga pealt AI see teeb, mõtleb, milline ta välja näeks. Ja nüüd ma lähen sinna Eleven Labsi, tõstan selle product shot'i sinna ja panen selle teise pildi, kus mul ta vaja panna on. Ja siis ma panen näiteks 5 erinevat keelemudelit, panen tegema seda samat pilti, ma vaatan, milline kõige parem sealt välja tuleb, kõik erinevad samaaegselt. Ja siis nendest 5 ma saan jälle, valin parima välja, panen järgmise asju tegema. Ehk siis step by step, ma saan iga stepi tagasi ka võtta. Kui sa seda sama teeksid chatis, see oleks ilge aeg selle peale, et sa nagu ühe kaupa teed neid asju. Eleven Labsis on veel häid asju turunduse jaoks, seal saad panna igas keeles ennast rääkima videodes ja teha selliseid muid trikke. Xfield on ka turundusalane asi. Claude Code. See võib-olla huvitab inimesi rohkem ja meil on just see terminali selline, et LLM, millest mina räägin lähemalt, sellepärast et see on see, mida me täna igapäevast kõige rohkem kasutan. Claude Code, seal siis on code variant ka, aga seda code varianti on võimalik ka terminalis jooksutada. Kes oskab öelda, mis asi on terminal PCs? See on see, kus sa saad nagu koodi kirjutada mingis, ma ei tea, mingis teistsuguses arvutit juhtida nagu koodi tasandil. Macil on see terminal, kus sa saad siis koodi baasil enda arvutit juhtida ja siis see on see koht, kus meie arendaja teeb täna Claude Code'iga tööd. Ta loob seal endale mingi kindla kausta, ainult sellele kaustale saab Claude ligi, siis ta iga projekti põhiselt, selle skoobi põhiselt, mis on vaja arendada, näiteks on vaja mingi booking'u platvorm teha, et ütleme, et seda ruumi saaks rentida, ta teeb siukse veebilehe, aga selle rentimisel on palju asju, et sa pead seda saama rentida, sa pead aegu saama muuta, sa peab tulema sulle kuskil kalendrisse, seal on palju funktsionaalsusi. Ta kirjeldab täpselt selle ära, mida vaja on, mis see skoop on ja ütleb, siin kaustas on see info ainult, ära siit kaustast mu arvutisse mujale välja mine ja siis annab funktsionaalsused, et sina kirjuta mulle seda osa, et kuidas bookida saab, sina kirjuta seda kalendri osa, sina kirjuta mulle seda, et milline see asi välja näeb üldse. Ja siis veel mingi asi, kus on mingi admin liidestus, kus saad sisse logida, siis on see teine, see inimese poole, kõik nad hakkavad korraga ühel ajal tööle, aga nad saavad ainult ühele kaustale ligi ja täpselt tema poolt kirjeldatud arhitektuurile ainult, et ta ei lähe kuidagi kuskil lappama. See on see, kuidas täna arendajad koodi kirjutavad. Kui me teeme seda sama asja vibe-koodides, siis me teeme niimoodi, et me kirjutame, vaatame, mis seal kõrval toimub ja siis midagi läheb kuskil valesti, siis kõik see võib joosta meil nagu karile, aga see on natuke teistmoodi ja temal on siis versiooni haldus ka, et saab alati iga stepi tagasi võtta, et mingi funktsionaalsus arendati juurde, see on katki, ta ütleb, et nii, paranda see koht ära, ta näeb, et kus kohas see kokku sinna jooksis. Vibe-koodimist ma tahtsin natuke lähemalt veel rääkida. Kes siin vibe-koodinud on? Nii, mis te tegite, mis asju te ehitasite seal? Mis veebi tegid? Tegin ühe siukse startup founder coach'imise veebi. Kui palju seal funktsionaalsust on, kas seal on lihtsalt ühendust võtmine sinuga või on seal midagi veel? See oli hästi lihtne, jah. Keegi midagi keerukamat teinud? Chat GPT-ga tegin selle prompti valmis. Aha. Ja siis andsin selle prompti ette Loelile. Lavapõlile. Seal eelmine kord, kui me käisime seal. Väga hea. Mul ei pooleli seal see mingi asi, mis ma tegin. Mul sai Claude'i see tokenid said otsa. Ma võin hiljem rääkida, mis Claude'i tokenid on, kui tahate teada. Nagu teisedki kuulevad, et siis AI-ga on täna võimalik ehitada nagu ise platvorme, et just kui arendajat enam polegi vaja, et sa saad ise asjad ära teha. Tegelikult siuksed lihtsamad asjad saabki ja siuksed nagu veebilehe asjad eriti nagu tegelikult väga lihtne moodus, kuidas teha. Ütleme, et veebilehte saab nagu pärast vuntsida natuke paremaks ka teatud promptidega, et ta nagu oleks turvaline ja oleks üsna kiire ka, et tihti probleem varem oli kõikides asjades, mis sulle automaatselt mingit koodi loovad, et see kood oli siuke trash, et esiteks keegi seda parandada pärast ei osanud, kui midagi juhtus ja teine asi, et nad olid aeglased ka,
aga ai suudab koodi teha üsna hästi. Tegelikult see kood on okei tasemega. Mis seal nagu, mis nende keskkondadega on? Seal on see miinus, et kui seal tuleb mingi juurdearendus, mis tihti mingite keskkondade ja platvormidega juhtub, et tuleb mingi klient, tal on mingi oma vajadus, siis hakkad seda vajadust juurde ehitama, et nii tavaliselt tarkvarad arenevad. Seal tekib see probleem, et kui see on vibe kooditud, no siis sa hakkadki ühte mingit jupp juurde tegema ja sul midagi juhtub seal, midagi ei käi kokku või midagi läheb katki. Sul ei ole mingit versiooni haldust, sul jookseb kõik laiali ja kui sul on juba kasutajad seal taga, kes seda tellivad, siis on jama, et ma soovitan, et näppige seda asja, proovige teha neid asju enda tarbeks eriti, tehke igast platvormi ja ma ei tea, mul on endal tehtud mingi dashboard, kus ma näen seda, et kuidas ettevõttel läheb, mis info sinna, kuidas inimestel läheb, ma ei tea, mis projektid parasjagu on käimas, on ju. Et see minu enda jaoks, see ei ole kuskil laia veebi väljapaiskamiseks, aga selle jaoks soovitan teha ja proovige nad promptida ka turvaliseks, et ma ütlengi Claude'ile, et käi minu koodi üle, leia kohad, mis võiksid olla nõrgad, kus inimeste andmed võiksid lekkima minna ja nii edasi, et otsib kõik need üles, seda parandavad kohad ära. Sest ega pahad inimesed ka nagu lollid ei ole, nad otsivad ka, nad Claude Code'iga käivad, kroolivad veebe läbi, vaatavad, kus on tehtud mingi lavepalli veeb, kuhu pannakse mingid andmeid sisse ja kus ei ole mingit normaalset turvalisust, siis nad lähevad sinna sisse, võtavad kõik inimeste andmed ära. See, et tarkvarandusfirmad on olnud edukad maailmas, ei ole lihtsalt, see on sellepärast, et nad tegelikult on head asja teinud, kaitse selle eest, et keegi meie andmeid kätte ei saaks, on ju. Siis nad arendavad seda asja edasi, kui on vaja. Ehk siis MVP-d, minimum viable product'id tasub teha, kui teil on mingi platvorm ja siis päris arendusse minge ikkagi kellegi juurde, kes AI peal arendab, aga ta teab seda arhitektuuriliselt, kuidas arendada. Ma ei tea, kas ma rääkisin selgelt või rääkisin liiga keeruliselt. Ehk siis vibecoderid enda tarbeks. Siis, et ei oleks lihtsalt mingi minu monoloog, siis praktilist asja täna ka. Et me lähme selle juurde, et me tõmbame endale Claude'i, siis me teeme tasulise versiooni, siis isiku pärastame ära. Seda ma ei tea, kas keegi teist teinud on. Kes teab, mis asi on selle LLM-i isiku pärastamine? See on see, et sa paned enda info sinna sisse. On keegi pannud? Jah, üks inimene. Võite käsi pista, 2, 3. Alates sellest hetkest, kui ChatGPT-l seda võimalik teha oli, siis ma panin sinna sisse, et mulle ei meeldi, kui ta kirjutab sulle suure tähega näiteks. Mulle võib see ei meeldi see. Ma tahan, et sulle on väikse tähega, teie on see, kuidas ma saan öelda inimestele, et olla viisakas. Ja siis häkkagentuur ütlesin, kirjuta alati väikse tähega häkk. See on lihtsalt meie stiil. Ära aja mulle umbluud, räägi mulle ainult tõde ja ütle 100%, kus sa info said, et ma ei saaks mingit jura kogu sinu käest, et sellised asjad saad sinna isiku pärastamisse panna. Isiku pärastamine. See on selline asi, et ma tulen siia ükskõik kas GPT-sse või Claude'i ja ma võtan siit settingud, siit alt see settingud võtta just. Nii, settings. Kui te tulete siia vasakule kõige alla endale, võtate settings. Telefonist saab ka, kes telefoni kasutab seal. Nii. Ja nüüd ma jõuan sellisesse kohta nagu general ja siin on instructions for Claude. Siia ma kirjutan talle, kuidas ma tahan, et ta minuga tegutseks, mida ta räägiks, kuidas ta mulle vastab, mis nurgalt ta räägib, näiteks act as the founder and managing director of Hack Agency. Kõik, kuidas ma tahan, et ta minu jutust aru saaks. Selle kohta on mul tehtud instruktsioonid, mida te saate järgida, kui te teete siit QR-ist pilti või siis lähete sinna lihtsale lingile, nagu te näete siit. Siis liidestame selle Google Chrome'iga. Põhimõtteliselt iga brauseriga sama. Chrome on lihtsalt praegu kõige levinum, kes Claude'iga koostööd selliselt teeb, aga saab. Ja võib ka selle Atlase brauseri tõmmata, kui sa oled GPT usku lihtsalt. Ma näitan täna asju Claude'i põhiselt. Ma ütlesingi, et ise kasutan kõige rohkem praegu. Ja siis me teeme konto sinna Make'i. Make'ist saab tasuta versioonist päris palju asju ära teha. Mina endal tasulist pole ostnud veel. Me mõtleme välja ühe töövoo, mida sa tahaksid automatiseerida, mida sa näiteks igapäevaselt teed. Ja siis me leiame võimaluse, kuidas seda kõige lihtsam automatiseerida on. Võib-olla sul ei ole vaja Make'ist seda automatiseerida. Saab lihtsamalt. Teeme läbi selle. Sa hakkad siin tegema, kui siin valmis jõuad, et kodus edasi. Lihtsalt see on teie enda jaoks on hea, et te saate sellest AI võlust siis rohkem aru, kui te automatiseerite midagi ära. Näiteks Kaspar siin tahtis, et Selverist kartulisalati materjali tellida niimoodi, et AI ise vaataks välja kuskilt retsepti, tema kinnitab ära, retsept sobib ja siis ostaks Selverist asjad ära ja siis saadaks koju. Vaatame, kus see on võimalik ära teha. Selle ajaga võib-olla juba tehtud, aga ma näitan põhimõtted, kuidas see käib. Miks ma räägin seda Claude'i nurgalt? Ma räägin selle ära ka. Et inimesed alahindavad seda, mida nad Claude'ilt küsida võivad. Et näiteks käisin ühel AI koolitusel ja siis inimene ütleb, et ma pean välja mõtlema, et kuidas ma siin Make'is need asjad kokku ajan. Siis ma ütlesin, kuule, võta brauserisse lahti, ütle Claude'ile, et tee minu eest ära. Mul on vaja see teha ja siis hakkab tegema. Tema hiir liigub seal, tema teeb, et mul käib 5 sihukest nagu agenti käib korraga teeb asju tavaliselt brauseris niimoodi, et mul on poole päeva pealt need Claude'i token'i otsas. Need Claude'il on sihukesed asjad, et sa ostad endale selle Claude'i litsentsi, see muidu siis on mingi 20 toltsi, 18 eurot vist kuus. Ja siis sul on teatud arv sihukesed token'id. Token on põhimõtteliselt see ressurss, mida sa saad serverist kasutada.
ehk siis see, et kõik ei tõmbaks seda serverit täiesti umbe. Siis saad juurde osta neid token'id endale. Sa saad seda serveri ruumi kasutust nagu juurde osta. See on nagu megabaidid, põhimõtteliselt nagu arvutil oleks mingi kindel arv sul mingid megabaite, mida saad kasutada. Ja siis saad seda suurendada. Ja lihtsalt need saavad päeva jooksul otsa, kui sa väga nii-öelda heavy user oled või väga palju kasutad AI-d. Kui sa ei ole sihukene kasutaja nagu mina, siis sa saad väga hästi hakkama selle nagu tasuta versiooniga. Aga nii kui sa hakkad mingi automatsiooni tegema, siis kergelt mingid token'id kuluvad. Cloudis ja enamasti seda kõige vengemat või vahepeal kasutada neid lihtsamaid, on see renti ja see on muud. See on väga hea küsimus. Kas te teate, kas teised ka teavad, millest juttu on? Nii Cloudis, kuidas variandid käivad? Üks asi on see tavaline chat. Kui te Cloudi olete alla tõmmata, siis me hakkame seda asja vaatama. Aga on tavaline chat, on cowork ja on code. Erinevad versioonid, kuidas kasutada. Ja siis sa saad igas sellest chatist sa saad valida, et mis mudeliga sa suhted. Ja see iga mudel võtab nagu eri tokenite mahu. Ta ütleb sulle ka, et kui ma kasutan seda Opus 4.8, siis ma võtan väga kiiresti kasutada seda tokenid ära. Seda tasubki kasutada selleks, kui sul on vaja tõesti arutada mingi keerukat probleemi. Kui sul on vaja midagi lihtsamat teha, näiteks Haiku 4.5 suudab igale meilile väga normaalselt vastata. Ja siis see on selline mudel, võib-olla see sonnet, mida kasutada selleks, et sul on vaja mingid korduvad, näiteks iga hommikune see brief, mis mulle tuleb sealt meilist kokku ja ta vaatab minu meili ja kalendrit, erinevad asjad, ta võtab iga hommikuse briefi, et mis mul ees on. Ehk siis iga mudel on hea ja sa võid alati tagasi küsida ka, millist mudelit soovitad kasutada, kui sa midagi üles sead. Nii, nüüd kui see on alla tõmmatud, siis me liidestame selle Chrome'iga on asi lihtsam sellepärast, et see on Cloudi poolt igatpidi soositud. Nad tahtsid ette jõuda Gemini'st, kes selle peale veel mõelnud ei olnud, sõlmisid lepingud Google'iga, et nad saavad ennast hästi liidestada. Meil on vaja kahepoolset liidestust. Üks pool on see, et me võtame Cloudi ette, vajutame Cloudis Customize vasakult menüürivalt. Kui sa Customize vajutanud oled, siis paned Connect your apps ja siit sa saad otsida Google Chrome. Teeme selle ära, et mis teil juba elu lihtsamaks teeb, et kui me paneme teile Chrome'ile plugina külge, võtate Chrome'i lahti, extensions, laienduste haldamine, võtate selle ette ja siis saate otsida laiendust. Kui siin ei ole, siis saab minna siia Chrome'i veebipoodi, kus on kõik laiendused olemas. Otsige seda Cloudi extensionit. See on see, mis tuleks ära installida ja ära ühendada. Kui meil on see külge pandud, siis selgitan, mis sellega teha saab. Tahan midagi otsida. Tahan mingi lehe pealt midagi otsida või midagi teha, siis ma enam ei tule siia Google'i otsingusse, vaid ma võtan siit kõrvalt pluginatest lahti selle Cloudi. Et ma saan seda Cloudi mudelit vahetada siit, mida ma tahan kasutada. Ma brauseris tihti kasutan 4.8, et esimesed sellised taskid, mida te igapäevaselt teete, võiks siin juba ära lahendada, et kui te brauseris mingeid asju teete, ma ei tea, sa käid midagi otsimas, otsi mulle mingi parim see või parim too, sellega kohe kõige lihtsam. Või kui sa lähed mingile lehele, näiteks ma olen siin Prisma e-poodi ja siis mul on vaja siit leida kirjade saia, siis ma ei viitsi enam siin ise hakata niimoodi otsima, siis ma tavaliselt kirjutan siia. Nii. Näed, nüüd tekibki see olukord, mis ma tahaksin näidata, et ta ütleb mulle, et okei, mida ma teha saan, ma saan minna siia seda toodet otsima, mina pean andma talle loa, et ta saaks minna ja siis ta edastab selle info mulle tagasi. Ma panen approve, tegelikult on võimalik need approve'id maha ka võtta. Lihtsalt on juhtunud seda, et inimesed on mingi 500 000 eest tellinud mingit kaupa, mida nad pole tegelikult tahtnud ja muud asjad. Et sellepärast ma soovitan jätta selle enda kontrolli, et sa saad vajutada, et ma luban sul minna otsima. See on see, millest ma ennem rääkisin. Niimoodi ma kasutan Cloudi või siis see Atlas käib täpselt samamoodi, et meilist kustutada uudiskirjad näiteks ära ja mingid siuksed tegevused. Ma panen ta taustal tegema, ma lähen ise tegelen hoopis teiste asjadega edasi, pärast on tagasi vaatan, et okei, ta on ära teinud. Et see lihtsustab mingit minu igapäevased sellised taske. See on nagu esimene, kõige lihtsam automatsiooni versioon, kus ei pea midagi liidestama omavahel. Kirjade sai leitud, 108 maksab. Vaatame, näed, info olemas. Et ma enam command find'i ega lehtede pealt asju ei otsi, et kõik otsib niimoodi Cloud ise. Nüüd, kui meil on see Cloud olemas, kas teil on võimalik liidestada ära make? Kui te lähete siia connectionite alla, siis kas teil on see make olemas siin ja kas te saate liidestada? Sest kui meil make on olemas ja kui meil on Chrome'i brauseris olemas Cloud, siis see on juba hea. Teeme siis endale make'i konto, et kui te hakkate make'i connectima, siis ta küsib teie käest, et kas sul konto on. Kui ei ole, siis soovitan kõige lihtsam Google'iga saab kiiresti teha.
mina seda pole kartnud, et kui ma annan kõik ligipääsu, et midagi kuskil nüüd lappama läheb või välja läheb, et Claude vastutab selle eest, et minu info ei kuskil leviks. Nad ise kasutavad seda enda kasuks kindlasti ära. Et sellest pole kahtlustki, et kõik AI mudelid seda teevad. Seda teeb ka meie Facebook Messenger ja kõik muud asjad, mida te arvate, et kuidagi privaatselt kasutate, siis ei. Esimene asi, mis ma automatiseerisin üldse kunagi AI-ga 2024 aastal meil oli vaja saada endale välist arenduspartnerit. Tahtsin kuskilt soodsast riigist saada, aga ma ei tahtnud, et tema ajatsoon liiga palju meist erineks. Ja siis ma tegin sellise töö üleskutse Upworki, kus tuli 70 vastet ühe päevaga. Siis mõtlesin, et kes suudab kõik need 70 asja läbi käia seal, et mul on nagu päevatöö ka mingid asjad, mida ma pean tegema, et ma ei jõua vaadata neid, mida iga arendaja kirjutanud on. Ma siin Claude'il võtta kõik selle info, panna Google Sheet'i, teha parameetrid näiteks, et mis ajatsoonist on, mis tema hinnastus on, kuidas ta WordPressi arendab ja seal mingid portfoolio ja mingid sellised asjad veel. Ja kui ta ei vastanud kõigile küsimustele ära, siis ma lasin Claude'il vastukirja kokku panna ja siis ma ise copy-paste'isin selle vastukirjade alla, nii kaua kui ta vastas mulle ära kõik asjad, et Claude sai ära täita mul kõik Google Sheet'is kõik need vajalikud parameetrid. Ja siis ma pärast olen sellesama automatsiooni kasutanud igast asjade kohta veel, kui mul mingeid uusi töötajaid vaja on, siis ma olen seal sellega teinud. Aga tol hetkel need automatsioonid ei olnud üldse nii hästi arenenud. See oligi nii, et sa tegid sellise eraldi nii-öelda agendi ise pidid ehitama, et see oli keerukam aeg. Sinna ei pea süvenema. Siis vestludrobotid on sellised lihtsad asjad. Need olid esimesed sellised AI tööd, mis nagu meieni jõudsid. Ja mida me oskasime ise võib-olla klientidele soovitada ka, mida tuleb teha. Et sul on mingi toode või teenus, mille kohta inimesed küsivad tõenäoliselt päris palju küsimusi. Ja sinu klienditeenindaja peab nendele vastama või sinu projektijuht tihti. Ehk siis teha endale robot, kes vastaks sinu kodulehel. Ehk siis näiteks sul on mingid iluteenused, sul on vaja saada selle iluteenuse kohta päris palju infot enne, kui sa tegema lähed. Keegi peab soovitama, et millist teenust täpselt pakkuda siis. Selleks saad AI välja treenida ja ta saab see chatis vastata. Teistpidi, mis sa saad teha, sa võtad inimese tööle, kuidagi sa pead talle kõik info sisse ammutama, mis on sinu peas või sinu ettevõttes varem olnud. Kui sul on tehtud mingid varasemad onboardingu failid, sa paned need kõik AI-sse, sa teed talle tavalise onboardingu ära ja ütled, näed, iga kord, kui sul tekib küsimus, tahad kellegi käest küsida, siis kõigepealt küsi siit AI-st. See on sisemine, ettevõtte sisene niisugune AI, mida saad kasutada. Ja see on ka nagu väga tulus moodus, kuidas AI-d kasutada. Sinu onboarding muutub väga palju lihtsamaks. Sinu spetsialistid hakkavad palju vähem küsimusi saama uute töötajate käest, et nad saavad enda vastused AI-st kätte. Ma siin natuke aega tagasi jagasin seda, et kui mul endal on niisugune kiire või midagi või tahaks kellegi arutada mingit fookust endal paika panna, siis ma olen teinud ühe prompti Claude'i. See prompt on selline, kes küsib üsna nagu fokusseeritult su käest, et mida sa tahad teha, mis su elu eesmärk on, kuhu sa tahad välja jõuda ja nii edasi. Ja siis ta paneb selle konteksti ja siis hakkad rääkima talle, et okei, mul on praegu mingi see asi teha, mida ma kõigepealt peaks tegema. Ja ta vastab sulle, näe, see asi toidab sinu elu eesmärk kõige rohkem, fokusseeri sellesse. Sest tihti me nagu lähme teelt kõrvale ja hakkame mingeid muid asju tegema, eriti kui sul on palju asju korraga teha. Et sa nagu lükkad, mingid asjad on sul kuskil kuklas, mis sa tead, et oleks mega tähtis ära teha, aga sa ei kuidagi lükkad seda edasi, siis see on see, mida saab sulle AI teha, öelda, et kuule, ära aja mulle mingit samust, tee see asi ära, see on sul kõige tähtsam asi, mida praegu teha. Selle prompti saab siit, kes tahab. Make on nüüd kõige lühendatud, jah? Kõik, kes on Make'i sisse loginud, siin enam ei pea, näed, mul ka viskas kohe siia ennast sisse. Ja Make'is on sellised asjad nagu stsenaarios. Ja siia saab luua erinevad stsenaariume siis sellest, et mida ta omavahel kokku viib. Nagu te mäletate, see loob API-sid, ehk siis ta viib erinevad tarkvarad omavahel kokku, ta võib AI ja tarkvara kokku viia, ta võib erinevad tarkvarad kokku viia. Teeme mingi täitsa uue asja siia. Claude'i kõrvale ma saan siit ülevalt extensionitest võtta. Kui me oleme pannud selle brauserisse, siis ta tekib siia. Kui sul ei teki, kui ta on siin peidus, siis ta on siin all kuskil peidus. Ja nüüd ma hakkan rääkima talle, ma isegi ei hakka midagi valima, ma hakkan rääkima siin, et tahan saada kartulisalati retsepti ja Selveris panna kokku ostukorv. Selgitasin talle, et okei, et vaata kuskilt Selveri kõigi lehelt või kuskilt see retsept, ega ma täpselt tea, kus on ka. Ja siis, et lõpptulemuseks võiks see olla, et ta paneb mulle ostukorvi asjad valmis. Mida paremini sa muidugi promptid, seda parem on. Ma kirjutan praegu üsna suvaliselt, aga mida täpsemini sa kõik instruktsioonid annad, seda parem. Kuna paljudel siin oli probleem, et nad ei saanud desktopis seda extensionit liita, vaata Macis on see võimalik. Macis ma alustan seda kogu protsessi nii, et ma olen seal desktopis, kirjutan talle, kuule, mul on niisugune plaan.
lähme teeme make'is selle plaani ära, et näita, kuidas teha. Ma isegi küsin ta käest isegi, et kas ma teen seda make'iga või sa saad seda ise kuidagi teistmoodi teha, sellepärast et osad connection'id on täna olemas juba Claude'il endal. Ma ei pea make'i minemagi mingiteks asjadeks. Näiteks Google Calendar ja siis Gmail on niisugused asjad, millega ta ühendub ise ära, ma ei pea tegelikult make'i sinna tegemagi. Aga lihtsalt sellepärast, et kuna kõik ei saa seda, kõigil pole Mac'id, peavad PC-ga leppima, siis ma näitan siin. Nii, põhimõtteliselt ütlen talle ära, mida ma tahan ja siis ta hakkab siin toimetama. Ta mõtleb kõigepealt plaani välja, kuidas seda mul teha. Ma ütlesin talle ka, alati ütlen seda, et küsi lisaküsimusi, et see asi hakkaks tööle ikkagi. Ja tegelikult ongi, et ma näitan seda hästi nagu pinnapealselt siin, et tavaliselt, kui ma promptin, siis see lähteülesande tegemine tegelikult on üks tähtsamaid osasid, et mida parema lähteülesande sa annad, seda parema tulemise saad. Muidu sa pead ülipikalt siin seletama ja edasi-tagasi temaga, see on tegelikult tokenite raiskamine samamoodi, et kui sa kogu pikalt temaga räägid. Nii, ta ütleb mulle, et okei, tahab täpsustada mingeid asju, ma ei hakka süvenema, panen approve, vaatan, kas 500 tonni kuskilt maha läheb või ei lähe. Panen hiire tööle, vaatame, ta review'b kõigepealt, mis mul siin make'is toimub ja nii edasi, et kus ta teha saab, aga see on põhimõte, kuidas sa saad selle asja valmis teha, et sa ei pea enam ise isegi mõtlema, kuidas make'is erinevaid asju ühendada, ta viib siit sinna, ta tegelikult teeb, kui ta mingid approve'id on näiteks tal vaja, ta ei saa avada selliseid kohti, kus sa võid sharing approval'id anda. See väärtus on selles, et ma ei pea ise tundma make'i isegi, et seda kokku panna, sest make'is liidestuse tegemised asjad nagu, seal peab päris palju erinevaid parameetreid varima, mis ta sealt API ühendustest võtab näiteks, kui sa paned, ma ei tea, mina kasutan näiteks Coro ja Gmaili, kaks asja, mis kokku peab minema. Mul on 50 erinevat muutujat, mida ma pean täitma, et ma saaksin selle nagu kõik käima, aga ta teeb minu eest ära selle. Milleks ma enda ajurakke raiskan sellele, nagu ma panen samal ajal 5 tööd erinevat käima, et ma ei pea süvenema ühte asja, vaata, see teeb mind nii palju produktiivsemaks lihtsalt. See on see põhiväärtus, ma arvan, või mis ta pakub. Kuna meil on 10 minutit oli veel ennem ja nüüd on paar minutit jäänud, siis võib-olla ongi, ootan küsimusi veel. Kahju, et me ei jõudnud sellega nagu sinna lõpuni, aga ma arvasin, et me ei jõua nagu nii. Näed, väga hea. Ta ei saa e-Selverisse need ostukorvi tooteid panna, siis tuleb välja mõelda, kuidas seda teha saaks. Tegelikult seda saab niimoodi lahendada, et ta läheb tagasi, ma teen selle alguse siin, siis ta läheb tagasi AI-sse, kes võib kasutada minu brauserit, kes läheb siis e-Selverisse, kes saab selle minu eest ära teha, siis ta tuleb tagasi Make'i, Make teeb järgmise sammu. Ehk siis sa hakkad siin seda kokku mängima. Seda ongi lihtsam näidata mingi võib-olla lihtsama näite pealt, nagu ma enne näitasin, et sa lähed Gmaili ja Gmailist paneb asjad Trellosse mulle kindlate boardide peale. Aga tuleb olla loov lihtsalt ja sa leiad kõik teed, kuidas seda automatsiooni teha. Et täna minu idee oligi teid kõigepealt inspireerida, et siuke asi on võimalik, milleks AI-d nagu rohkem kasutada kui lihtsalt paremaks guugeldamiseks. Et Make annab selle võimaluse, et sa saad seda AI-d kasutada ära selleks, et mingeid asju päriselt automatiseerida. Ühesõnaga, siin läheks liiga pikalt täna, et see kokku rääkida temaga. Kui teil on vaja ümber viia asju, see on ka üks asi, mida inimesed küsivad, et okei, mul on juba GPT-s selline ajalugu, et ma ei taha Claude'i ümber minna selle pärast. Sealt saab eksportida selle ajaloo. Nad on selle natuke kinni keeranud, aga küsi Claude'i näiteks tahad Claude'i ümber minna GPT-s, siis küsi Claude'i käest, kuidas on parim moodus, kuidas ma tulen ümber sinu juurde enda GPT-st. 2 varianti on, üks on see, kus on eksport on kogu asjast ja siis saad projektide kaupa ka tegelikult ühe promptiga eksportida. Aga aitäh, ma näen, et Taavi läheneb, aeg on läbi.